täna väga hea oma sõnaga meie keskel. Ja iga päev just. See tuli nii. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga kui mõned laulud me laulame, siis need on täpsed. Sa hakkad laulma seda ja see on sinu laul. Aga mõni laul on kellegi teise laul. Ja mina seda sageli laulda ei saa. Ma ei saa laulda. Ma ei saa ka sellepärast laulda, et lihtsalt laulda. See pole minu laul. Sa võid öelda, et Harri, sul on usku vaja. Amen. Ma väga vajan. Aga mõni laul ei ole see laul, kus minu süda tegelikult on. Ja mu tänase jutluse teema on, kui huuled räägivad, aga süda on vait. Huuled teevad häält, aga südames on tegelikult vaikus. Üks on selge, et meie looja Jumal ei otsi meie käest ilusaid sõnu, ei oota. Ta ei oota, et me räägiksime midagi lihtsalt rääkimise pärast ja sellepärast, et see on meil südames või et see on viisakas või ilus. Sest suhet ei saa ehitada valedele. Amen. Ükskõik kui ilusad need sõnad kostuvad ja kas nad on piiblist võetud või kusagilt laenatud või Eesti kirjandusest, kui nad on valed, siis nende peale ei saa suhet ehitada. See on umbes nii, nagu öeldakse, et tee tööd, siis tuleb armastus. Kõik muudkui räägivad sellest. Selle peale ei saa ehitada suhetega elu. Ja kõik räägivad muudkui, et kõik teed viivad Rooma. Ja niisuguseid klišeesid on selles maailmas nii palju. Ja kõik, kes natukenegi mõtlevad, saavad aru, et need on valed. Need ei ole tõde. Ja tõe peale saab suhet ehitada, aga ei saa ehitada valede peale. Mis on veel täna hommikul väga oluline, kui sa kuulad? Väga hea on olla seal, kus on ilmutus. Sest seal, kus on ilmutus, sellele järgneb revolutsioon. Kui revolutsiooni ei järgne midagi, mis ilmutaks ennast, mingit muutust. Ja kui pole ilmutust, ei ole seda manifestatsiooni, ei ole kogemust, siis ei ole ka Jumalaga suhet. Sest seal, kus on ilmutus, seal see hakkab midagi raputama sinu peas ja südames. Siis sa hakkad mõtlema asjade üle ja siis see hakkab sinu sees keema. Ja siis ta ei lase sul rahus enam olla või ei lase kellegi teisel rahus enam olla. See on ka hea. Ja siis peab midagi tulema esile. Ja tõenilisele muutusele ja meeleparandusele eelnebki ilmutus. See ei ole lihtsalt mõte, mis su peas on, vaid see on ilmutus. Me oleme lihtsalt õppinud käituma väga hästi. Vaadake, kuidas meie lapsi juba siin koguduses täna ilusti õpetatakse käituma. Tasa. Ära tule, ole tasa, ära tee. Vaatan vahest poes, kuidas lapsevanemad lastega nagu käivad. Seal on ka, ta pannakse ilusti liikuma. Ja see kõik on ju hea, seal on oma koht selleks kõigeks. Aga kui see kõik muutub selliseks vormiks või vormi täitmiseks, siis selle kohta ongi Jesaja 29. peatükis üks päris kõva sõna. Ma hoiatan, võib-olla tänane jutlus on natuke kõva sõna. Ja issand ütleb, kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega. Aga mis on kaugel? Süda on kaugel. Ja nende kartus minu ees on päritud kus kohast? Inimlikust käsust. Inimlikust käsust võib ka karta Jumalat.
siis vaata, ma teen selle rahvale veel mida? Imet. Ma panen teid imestama. Ma panen imelikul ja kummalisel viisil teen imet. Tema tarkade tarkus kaob ja tema arukate arukus peidetakse. Amen. Jumal teeb imet selle kõige keskel. Teate, ma mäletan ühte koosolekut, kus ma leidsin nii reaalselt, et minu suu ja minu süda ei teinud koostööd. Mäletan ühte teenistust siin, kus see oli palve ajal. Mu suu rääkis üht ja mu süda rääkis midagi muud. Süda ehk taotlus. Ma taotlesin oma südames midagi muud, kui see, mida mu suu parasjagu palvetas. Ma olin oma mõtetes juba mujal, päeva tegemistes edasi siit. Ja mul tekkis selle peale mitte täna hommikul, aga see nädal lihtsalt üks nii reaalne küsimus. Jumal, kui sageli ma tegelikult seda teen. Kui sageli mu huuled räägivad ja mu süda on kaugel. Mul oleks täna seda jutlust väga palju lihtsam pidada teistest. Rääkida nendest inimestest, traditsioonilistest kogudustest, mingisugustest nendest ekstra inimestest, kus kuskil on seal. Ja nendel ongi siuke mure, et nemad palvetavad ainult suuga ja nendel ei ole, nende mure ongi see. Ja mul on hea meel, et kõik, kes te siin olete, halleluuja, te olete õiged ja kõik on hästi ja mina seal hulgas. Eriti mina siin ees. See oleks nii lihtsalt hea jutlus jälle, aga see on kõige religioossema vaimuga jutlus, mida te eales kuulnud oleksite. See on kõige just religioossem. Mina ja meie oleme okei, teised ei ole. Ja mulle tundub, et see Jesaja Jumala nagu hoiatus Iisraeli rahvale oligi see, et kuulge, ma hoiatan teid, mitte neid teisi, ma hoiatan teid. Ma hoiatan teid selle eest, et ma näen teid rääkimas. Teil on vagad sõnad, te räägite palju Jumala sõnu, te olete rituaalides parimad, eeskujulikud, pesete käsi, kummardate, teete kõik õigesti. Riided on lumivalged, kõik on ette valmistatud, aga ma ei näe seda midagi teie sees. Ja ma mõtlesin, et Jumal, mul on veel kirjakohti, mis mulle meeldivad. Ma hakkasin kohe mõtlema kirjakohtade peale, mida mul une pealt võiksin niimoodi nagu ütleme letti lüüa. Kogu aeg. Kõik, aga kes issandavad ootavad, saavad uut rammu. Need on väga head kirjakohad. Kui need kirjakohad ei ole mu südame kirjakohad, need kirjakohad, ma võin öelda, et ma valetan. Jumalaga suhet ei saa ehitada valedele. Sa võid korrutada neid nii palju kui tahes ja iga kord öelda, et see on prohvetlik. Sa tegelikult ei usu seda. Mul lootus on Jumala peal ja mul kohe tuli südamesse. Ei ole! Mul on veel jäänud paar asja järgi, mille peale mina loodan. No kui sealt ei saa abi, siis ma loodan Jumala peale. Elariga, see on nii ilus laul. Ma ei saa alati seda laulu laulda, sest ma tean, et teatud olukorda see ei ole nii. Inimesed loodavad hobuste peale, igasuguste asjade peale, kellegi sensitiivide peale, pastorite peale. Aga ei ole usaldust Jumala peale, seda laulu on võimatu laulda. See teeb skisofreeniliseks, ei tee või? Mind teeb, kui ma mõtlen selle peale, et ma laulan suuga, et usaldan Jumalat, loodan tema peale, aga ma südames tean. Ma tegelikult päriselt ei looda ta peale veel. Ja kui ma mõtlesin korraks täna hommikul, kes selle laulu lõi, ma ei ole seda tausta veel jõudnud vaadata, aga ma olen täiesti kindel. See, kes selle laulu lõi selle pealt, et elus oli midagi sellist juhtunud, kus need sõnad hakkasid ta seest voolama. Mu lootus on Jumala peal, sest mul ei ole enam mingit muud võimalust. Seesama laul mul on hea Jeesuses. Oi, kuidas mulle meeldib seda laulda, sest mulle see lugu meeldib. Mulle meeldib see lugu. Aga see mees, kes selle kirjutas selle pealt, mis oli tema kogemus Jeesusega. Seda ei ole võimalik laulda ilma, nagu tõeliselt ilma selleta, et see on kogemuslik. Keegi tegi sellise, et piiblis on kirjas, et see on ilmutus, et Jumal teab isegi, kui palju sul juukseid peas on.
see on võimas kirjakoht. Ei ole. Kui sul pole ilmutust, kui sa oled järsku juuksuris ja vaatad ja siis vaatad seda, kuidas ta lõikab neid ja mõtled, Jumal, sa isegi tead palju neid mul on ja siis on ilmutus. Muidu see on lihtsalt üks teadmine. Vaadake, kui me Jumala lastena ei ole ettevaatlikud ja ilmutuses ei hakka kasvama, siis juhtub nii, et meile tekib nagu siuke suur soov õppida neid asju, lugeda neid asju, aga ilma söömata. Täiuslik armastus ajab hirmu välja. Amen. Millal see viimati su elus juhtus ja minu elus? Millal sul oli kogemus selle täiusliku armastusega? Millal sa saad öelda selle kirja kohta? Amen. See nii oli. Minul just juhtus nii. Jah, ajab küll. A millal? Tead, kohe ei tule meelde. Ei, aga see on arvatavasti tõsi. Arvatavasti tõsi, sa vajad ilmutust. Issandaga osadus ongi ilmutuslik, püha vaimu osadus on ilmutuslik, konstantne ilmutus. Ma ei ütle, et meil ei ole seda, ma ütlen, et liiga sageli on see kirjakoht, et meie suu räägib ühte, aga süda ei räägi seda. Ja sellepärast kipuvad meie palved olema tühjad. Sest räägivad õigeid sõnu, ma tahaks igale palve peale öelda, mis on vagalt ja hästi palvetud. Amen. Kas see tuli südamest? Kas see on see püha vaimu kogemus, mis mu seest tuleb? Mõelge ise sellele mehele, kes kaotas oma pere ja hakkab laulma. Keset seda valu. Mul on hea Jeesuses. See on usutav. Sest see tuleb kusagilt mujalt kui lihtsalt sellest, et mis on kostub hea. Jumal on meie varjupaik ja tugevus. Tõeline abi kus kohas? Kitsikuses. Millal sa saad tunnistada, et see oli nii? Nii mõnigi saab. See üleskutse on täna ainult üks. Me ei saa suhet Jumalaga ehitada valele. Ükskõik kui ilus see kirjakoht kostub, see peab sündima ilmutuse kaudu sinu sisse. See peab südamest läbi käima. Jehova mu karjane, mul pole millestki puudu. Millest sul puudu on? Paneme nimekirja ette. Kindlasti hakkab tekkima mõni asi, millest puudu oleks. Ma tean see. Ma seda lugedes mõtlesin, et Jumal, ma olen nii silmakirjalik su ees olnud. Ma olen neid kirjakohti vaadanud ja lugenud ja rääkinud, aga issand, mul on nii mõnegi kirjakoha osas, mul ei ole mitte mingit kogemus suga. Ma hakkasin mõtlema, mu esimene kogemus Jumalaga on see, et ta on tervendaja. Ma olen näinud, kuidas ta tervendab mu pereliikmeid, ma olen kuulnud, kuidas ta tervendas mind väikse poisina ja jättis mind terveks tänu Jeesusele. Ma olen näinud, mida veel oma elus, et ta on armuline. Ma olen oma elus teinud nii palju kurja ja ta tuli oma armus ja halastas mu peale. Ma võiks sellest rääkida. Looda issanda peale kõigest oma südamest ja ära toetu oma enese arukusele. Ma olen paar korda võtnud sõpradega ennem ühendust, kui võtnud Jumalaga ühendust oma asjades. Äkki on mõni veel, kes ütleb aamen. Ei pea, see ei ole see koht. Aga aitäh vennas. Nii on. Ja miks see on nii oluline on see, et aga Jumal ise hoiatab. See ei ole käsk, ta ei räägi täna käsust, ta ütleb, ma hoiatan lapsek. Ma hoiatan sind, sest sellel on halb tagajärg, kui sa nii teed. Sest sa ei saa minuga suhet selle pärast. Ja mina mõtlesin, miks on nii, et meil on sageli seda sellist nagu väheküpsust kogudustes ja sellist nagu, ma ütlen sellist nagu kergust, seda pinnapealsust, kaal. See on nagu see, et sind on leitud kerge olevat. Ja miks see nii on? See on sellepärast, et meil pole kogemusi Jumalaga piisavalt. Kogemused Jumalaga teevad ühe uskliku rikkaks. Sest siis sul on midagi rääkida. Kui tihti me oleme austanud Jumalat huultega. Lugenud tema sõna mõistusega, aga mu süda on olnud tegelikult muredes, tööl või kodus.
see tekst Jesajast pani mind lihtsalt endalt küsima, kas mu südames on sama, mida ma suuga tunnistan. Kas sina oled tundnud, et oskad kõik kristlikud sõnad ära öelda? Aga tegelikult sisemus ei ole kooskõlas nende sõnadega. Me palvetame, me laulame kaasa ülistuses, aga mõtted on toidupoes. Me palvetame söögi eest, aga südames närib rahulolematus. Me käime koguduses, aga läheme koju tühja südamega. Ja mida meie elutempo praegu õpetab? Meie elutempo õpetab seda, et me toimime autopiloodil. Nagu Jesaja ütles, inimeste pähe õpitud käsud. Inimeste poolt antud käsud. Statistika ütleb, mitte Eesti siis, vaid USA põhjalt, et ligi 60% kristlastest kogevad, et nende usuelu on rutiin, aga mitte eluallikas. Sellest on saanud rutiin, et käid kohal, käid. Ja ma mõtlen, et Jumal kutsub meid üles enamaks. On 3 põhjust, miks see ei ole eluallikas. Ma mõtlesin, et 3 põhjust, miks see ei ole eluallikas. Esimene on see, et me ei söö seda toitu, me loeme lihtsalt raamatut. Täna on nii, et info on kõigile kättesaadav niimoodi. Hankige arvuti, hankige midagi, info on kättesaadav, aga väga vähesed on valmis õppima. Studeerima, mida see tegelikult tähendab mu elus. Minge lugege piiblit, okei. Ära loe piiblit, söö piiblit. See ei ole lugemismaterjal. Meie isa palvet ei pea käima lugemas üle Eesti. See on palve. Palvet ei loeta. Palvet palvetatakse kogu südamest. Palve käib südame kaudu. Palve lugemine on vastuolus selle sisuga. Me ei loe palveid, me palvetame palveid. See on bleeding, see on südamest välja ulatuv osa. Me oleme liiga religioossed selles osas. Me teeme neid asju, sest see tundub õige. Jumal küsib, mind ei huvita su vorm. Ma tahan ennem teada, mis su sees on. Ma tahan näha, miks sa seda teed. Mis sul vaja on. Ma olen täiesti kindel, et pärast seda meil lihtsalt jääme vait, sest meil ei ole kohe õigeid sõnu enam. Need õiged sõnad tulevad siis, kui tekib ilmutus ja püha vaim hakkab sundima sind rääkima. Lootuse kohta, mida ta on sulle andnud. Mõtle, kui keegi tuleb su käest nõu küsima ja sa hakkad talle inimlikust tarkusest nõu jagama, vasakult ja paremalt, vasakult paremalt. Ja siis pärast saad aru, alles pärast, kui püha vaim sind õrnalt tagasi kutsub, ütleb, et ma oleks soovinud, et sa oleks vait olnud. Mina olen seda kogenud. Ma soovin, et sa oleks tasa olnud. Ma oleks soovinud, et sa lihtsalt kuulaks. Püha vaim, miks sa tahad, et ma lihtsalt kuulan? Siis ta ütles, ma tahan, et sa oleks saanud sama kogemuse, mida mina sageli sinuga pean kogema. Sa lihtsalt räägid. Aga sa ei kuula. Me ei söö seda toitu, vaid me loeme seda toitu. See on suur vahe. Teine on see, et me ei täida oma eesmärki. Me oleme hästi seotud selliste põhiküsimustega nagu patt ja pühitsus, mis on kõik õiged, aga need on tagajärjed millelegi, mis on toimunud ees. See on nii nagu meeleparandusele, sa ei saa sundida kedagi, aga see on midagi, mida Jumal oma halastuse ja armu tõttu sunnib inimest. On ju nii? Ei ole midagi teha. Kui sa ei ole kogenud enda patusust, siis sa pole veel seal. See on, mida Kärt ütles. Sa pead tundma, et ma olen pattu teinud Jumala ees ja siis ütlema, ma tahan anda oma elu Jeesusele. Mul on vaja seda päästjat. Peeter kolmapäeval andis oma elu Jeesusele. Mariana küsis väga spetsiifiliselt ta käest küsimuse.
kas sa koged ka, et sa oled patune? Ma olen kogenud, näinud inimesi, kes ütlevad, ei, ma ei ole. Ta pole seal. Me oleme siin selles maailmas, et tuua see, mis on Jumala käes siia maailma ja jagada seda valgust siin. Me ei ole siin selleks, et ennast pühaks teha või et õigeks teha, nüüd on korras, vaid me oleme selleks, et kopeerida teda, kes on meid loonud. Ta on andnud meile oma näolisuse ja see oma näolisuse järgi ta tahab, et me elaksime nüüd seda välja. Siin maa peal. Ta ütles nii, ma olen sind loonud ja ma lõin sind milliseks? Oma näoliseks. Selge, me oleme tema näolised. Ja valitsema loomade ja maa üle. Ja mitte üksteist tegelema ülistusega. Ülistus ei olnud tegevus number 1, mida sind oli mõeldud siia tegema. Esimene ülesanne, mis meil siia oli vaja, meil oli vaja tulla siia selleks, et täita eesmärki. Ja eesmärk, miks meid siia toodi, oli valitseda. Kopeerida seda, mida Jumal tahab, et me siin teeksime siin maa peal. Ja Jumalal on meile ülesanne, see tähendab seda, et kui Oljus tõi näite selle noortest, kes läksid Indiasse tegutsema, kõik teadusuuringud näitavad, et kui inimene, kes on depressioonis, hakkaks head tegema ja ülesannet täitma, depressioon läheks ära kohe. Sest depressioon on seotud, et sa oled iseendaga seotud, aga mitte Jumalaga. Sa pole oma eesmärgiga, sa oled eesmärgist eemalt, sellepärast sa oledki depressioonis. Sa koged oma eesmärgi puudust. Järelikult sellepärast ongi depressioon. Ja selleks on vahest vaja keegi, kes aitab sind lähemale, ütleb, tule, lähme tagasi selle Jumala juurde, lähme selle kutsumuse juurde tagasi. Jumala näolisus ei tähenda välimust. Rebecca oli see, kes käis ükspäev mu käest seda küsimas. Ta vaatas peeglisse ja ütles mulle, ise kas selline näeb Jumal välja. See ei ole 6-aastase lapse küsimus, see on täiskasvanud inimese küsimus. Vaadake, ülistus on loomulik vastus Jumalale, kes on teinud kõik ülikülluslikult. Meil ei ole vaja seda produtseerida. Me võime kõik laulud iga pühapäev ära jätta. Ei ole üldse probleemi. Me ei pea tegema klaverid, mikrit, meil ei pea sõnu olema, meil ei pea need paberid, kõik võime ära jätta. Miks? Kui see ei ole loomulik vastus sellele, Jumal, sa oled nii hea. Miks Jumal igatseb meie koguduses ülistuse uuele tasemele viimist? Ongi ainult sellepärast, et suu ja süda käiks koos. Lõpeks ära see lugemine. Amen. Halleluja, Jeesus. Halleluja. Lõpeks ära see religioosne viis tegutseda, sest see muidu kardan. Miks sa kardad? Sest sulle öeldi, kui sa ei täida, siis sa sured. Inglid, keerubid ja teised inglid võivad näida inimeste sarnased, vaadake, kui pildi pealt vaatate neid. Nende olemus on täiesti erinev. Inimene loodi Jumala näo järgi, et kanda tema olemust. Ta seadis inimesed inglitest üles poole. Meie saame täna kogeda läbi Jeesuse armu, inglid ei saa. Saatan ei saanud Kristuse kaudu halastust. Inglid ei saa, sina, mina saame. Jeesus on täiuslik selle Jumala näolisuse, Jumala näo ilmutus. Täiuslik. Ja meie ülesanne on ette nähtud muutuma Jeesuse sarnaseks. Milleks? Et tuua Jumalale au selle kaudu. Ja siis tuleb välja tõeline ülistus. Teate, ma tõsiselt mõtlesin. Ma kirjutasin enda küsimusele, mida on meil üldse Jumalale anda? Selles kehas, mida meil on? Rooma kiri 12 räägib, et
kui sul paremat ei ole, siis hoia lihtsalt keha puhas. See on hea ja meelepärane. Kui sul paremat ei ole, siis meil ei ole midagi muud anda. Inimkehas ei ole midagi muud anda. Siit ei ole midagi paremat loota. Ta ütles, et parim, mis te siis teha saaksitegi vähemalt, oleks hoolitseda oma ihude eest. Anda see pühaks Jumalale meelepäraseks ohvriks. Et see rahvas liigineb mulle ainult suuga ja austab mind ainult huultega, aga nende süda minust kaugel. Seda sama lauset kasutab Jeesus Matteuse evangeeliumis 15:8-9 variseride kohta. Ja mõlemal juhul on juttu usuelust, mis on muutunud vormiks ilma sisuta. Täpselt samamoodi, vorm ilma sisuta. Hesekielis on nii, et ja nad tulevad sinu juurde nagu rahva kokkutulekule ja räägivad ilusaid sõnu, aga nende süda käib oma kasvu järele. Sina oled neile nagu armastuse laulu laulja. Sa oled vaekaussidega kaalutud ja leitud kerge olevat. Sest mulle meeldib heldus, mitte ohver. Ja Jumala tundmine enam kui põletusohvrid. Milleks mulle palju teie ohvreid, ütleb issand, kui te toote suurt hulga palveid, et ma ei kuule või mida ma ei kuule. Mina ei tea, kuidas sinuga, aga kui mina oma kristlase kogemust täna määratlen või mõtlen, mis on minu eelis üldse selles maailmas, miks ma siin olen, siis kui mul ei ole paigas seda, et see peab põhinema sisulisel suhtel Jumalaga, mitte vormilisel, esmalt sisulisel, siis mul ei olegi selles maailmas mitte mingit eelist. Ma olen lihtsalt üks religioon teise järel. Miks te seal kirikus käite usklikud? Mis teil viga on? Ei ole midagi muud paremat teha. Kui sa vaid teaks, kui hea on mu Jumal. Kas sa tahad, ma räägin sulle oma isast? Tead, mis ta eelmine nädal tegi? Kõik, mis sul jagada on pääste kogemus, siis see on vähe. Amen. Sul on vaja rikastada oma kogemust Jumalaga. Sul on vaja usus välja hakata astuma. Sa ei saa oma mugavustsoonis enam kristlane olla, sest sa oled ohus. Saatana märklaud number 1. Sind on mõnus hakata pöörama mingisugusele sellisele käsumeelsusele või siis üldse, ma ei tea, mingisugust muule asjale. Kirikuisa Augustinus ütles nii, et meie süda on rahutu, kuni ta leiab rahu sinus. Meie süda on rahutu, kuni ta leiab rahu sinus. Elava suhte. Elava suhte Jumalaga. Seda on naljakas rääkida kogudusele, kes on ju tegelikult kogudus. Miks me peame kogudusele rääkima elavast suhtest Jumalaga? Aga miks pidi Mooses tuletama meelde Iisraeli rahvale, et kui te lähete tõotatud maale ja hakkate oma ilusates majades elama, siis ärge unustage mind. Miks peaks Jumal meelde tuletama oma kogudusele, palun ärge unustage mind, sest järelikult on suur võimalus unustada oma Jumal. Mõtle sellele, kallis. Mitte lihtsalt usk faktidesse, vaid usk isikusse nimega Jumal. Ta on isik. Isikul on tahe, emotsioon ja intellekt. Mis mulle Jeesuse õpetusest lihtsalt väga meeldib, on see, et tema elas, palvetas ja suri täielikult isa tahte järgi. Tema jaoks oli lihtsalt nii oluline, et meie elu ei oleks vorm vagadusest. Ta ei oleks mingisugune vorm välimusest või õigesti ütlemisest. Tema jaoks oli hästi tähtis see, mis isa ütles. Ja sageli ta läks vastuollu täielikult kehtivate normidega. Täielikult. Räägib naisega kaevul. Ei tohi rääkida naisega kaevul. Samaarlasega veel eriti. Räägid liha ja vere söömisest. Mis sul arus on? Ütled selliseid sõnu. Kui mina oleks Jeesuse suhtekorraldaja olnud, nii nagu Peetrus korraks proovis olla, siis ta oleks talle öelnud, et niimoodi räägime. Jeesus ei allunud nendele provokatsioonidele.
tuleme nüüd tänapäeva. Meil teiega on vaja tõde välja öelda, armuga soolatatud ja ma ei saa seda öelda, miks, sest see pole poliitiliselt korrektne või? No aru saada, me püüame jätkuvalt meeldida selles maailmas. Oh Jeesus. Ülistamine, mis on osa meie sellest, see on see armastuse akt. Ja seda tegi Jeesus täielikult. Ta andis oma elu, sest see oli armastuse akt. Vaadake, Jumal ei nõua sult ülistust. Sest kui me räägime armastavast isast, siis ülistust ei saa nõuda. See hetk, kui sa pead oma lapsele ütlema, et sa pead mind austama, siis laps on unustanud, kes on isa ja kes on ema. See hetk, kui peaks Jumal hakkama ütlema sulle, et sa pead mind austama ja ülistama, siis see ei ole armastav Jumal. Jumal ei nõua sinult ülistust. Ainus, mida Jumal sult nõuab, on see, et sa oma talendiga tööd teeksid. Ta võttis ära sellelt ühelt, kes valetas. Ta valetas näkku, öeldes, et aga sa ju külvad sinna, kus sa ei võta. Sa valetas, saad aru? Sa oleks võinud võtta ju selle raha ja viia pankuride kätte ja natukene rahagi teha. Ta valetas näkku. See, mis saab määratlema sinu usukogemuse selles elus ja tulevases, on see, et kas sa midagi oma talendiga teed midagi või ei tee. Kui sa teed, siis hakkab ülistus su seest pihta. Miks? Sest sa hakkad nägema ta ustavust. Sa oled iga päev nii ustav ja hea. Kuidas tahaks seda iga päev laulda? Selle peale, mida ta on teinud. Sul on nii raske suhtestuda sellesse, et Jumal on tervendaja, kui sa pole mitte kordagi näinud ega kogenud, et ta on tervendaja. Sul on väga raske, sa usu kaudu loomulikult ja nii toimibki. Jumal tuleb armus appi ja sa võtad usus selle vastu. Aga kui sa oled näinud korduvalt ja korduvalt, kuidas Jumal terveks teeb, sind ennast taastab ja nii edasi, siis ega muud ei olegi. Sa ütledki, et sina oled Jehova Jaire, sina oled Jehova Rafa, sina oled El Shaddai, sina oled kõik võimas. Ma olen kogenud seda, ma olen näinud. Ma võin teile rääkida oma isast, mida ta teeb. See ei ole teooria. See on Jumala sõna. Sest ülistus peab saama vaimus ja tões nähtavaks. Väline ülistus on aktsepteeritav, kuid mitte. Väline ülistus on aktsepteeritav, aga mitte tõeline ülistus. See tõeline ülistus peab tulema vaimust. Nii, mõned mõtted veel. Mind nii puudutas see sõna. See pani mulle nagu valvuri suu ette, et ma räägiksin oma isaga neid asju, mis meil on täna vajalik. Ja et ma lõpetaksin temaga suhtes ära kogu selle formaalsuse, mis on takistanud tal, kas mind kõnetada, juhtida või õpetada. Sest ma olen olnud tark iseenese silmis. Mida sa pead siis tegema? Üks asi ongi see, peatu. Peatu. Kuhu me jookseme? Taevasse. Eesmärk ei ole taevasse jõuda. Eesmärk ei ole kihutada taevasse. Eesmärk on peegeldada Jumala headust ja heldust siin maa peal. Tuua see, mis on taevas maa peale. See on Elari ülesanne. Jumal, mida su püha vaim tahab? Ta tahab, et me toome tema headuse ja helduse maa peale. Et oleks lootust, et need, kes on haiglas, saaksid tööle. Need, kes on seal, need rakendaksid kuskil ennast. Meil on vaja taastada isiklik suhe Jumalaga. Isiklik, personal, väga isiklik. Me peame hakkama sööma piiblit mitte kohustuse pärast, vaid kohtumise pärast. Ma tahan kohtuda Jeesusega täna. Ma olen vahest mõeld selle samale, et ei ole aega piiblit lugeda, ei ole aega kohtuda sinuga. See kostub natukene imelik, on ju. Arvestades, et ma olen elu andnud talle.
arvestades, et nüüd ei ole enam mina, vaid tema ja mul ei ole sinuga aega kohtuda. Üks koguduse liige ütles hiljuti ühele pastorile, kui ta küsis, et ma tahaks sinuga rääkida, ta ütles, jah, maikuu lõpus on aega. Miks ta ei taha taga kohtuda? Tal on südames vastu talle midagi. Jumal ütles samamoodi, ma tahaks sinuga kohtuda. Ma tahaks sinuga uuesti kohtuda. Ma kohtusin sinuga mõni aeg tagasi ja ma tahaks uuesti kohtuda. Ma tahaks, et see midagi uueneb. Ja kolmas, mis peab muutuma, on see, et Jeesus käis harjumuspäraselt küll kirikus, aga ta tegi jätkuvalt seda, mida isa tahtis. Ja sellepärast on Jumala sõna ütleb, et ta hoiatab meid. Ärge unustage, ärge tehke seda lihtsalt moe pärast, nagu paljud seda teevad. Inimese eesmärk ei ole ülistamine, vaid Jumala näo järgi olemine. Nii, hakkan lõpetama. Peeter jõudis õigeks ajaks. Kujutage ette kogudust, kus inimesed ei tee lihtsalt asju nii, nagu alati on tehtud, vaid südame järgi. Meie uuel koguduse liikmeks astumise blanketil on üks küsimus. Kuidas sinu annid saavad rakendatud selles koguduses? Mis sa tegema hakkad? Sest väidetavalt koguduses ei ole töötuid. Ja me räägime, et meil pole töötegijaid. Ma ei saa täpselt aru sellest. Jumal tahab, et see kogudus oleks elav organism. Et see toimiks, et ta paljuneks, ta kasvaks. Kogudus ei saa ära kustuda. Meie kogudus ei lähe nulli, sihukest aega ei tule. Vaid Jumal ise kasvatab seda kogudust. Jah, ta aeg-ajalt teeb põuaperioodi, kus meil on vaja tõsiselt vaadata enda sisse ja küsida, miks ma olen siin ja mida ma teen, milline on mu suhe Jumalaga ja kas see põhineb südameusul või minu mõistuse usul. Ja siis ta hakkab kasvatama. Miks? Sest siis need, kes tulevad, näevad elavat usku. Mul on kahju öelda, ma veel kord, see ei ole üldse nagu kellegi suunas. Aga hiljuti keegi ütles, et üks kogudus, kus ta vanasti käis, on nagu selline, meenutab nagu ülikooli, kus on väga palju intellektuaalset vestlust. Kõik jutlused on kogemuspõhised, seotud siis natuke mõne kirjakohaga ja siis on loomulikult ka natukene muusikat. Ma ei saa sellest aru, see ei ole see. See ei ole see Kristuse kogudus. Kristuse koguduse number 1 on see, et see, mis on sus südames, see on nii põletavalt sind muutunud, et sa pead sellest rääkima. Ma küsin siia lõppu, kas sul midagi valutab kuskilt südames? Kas sul on mingi tänu põhjus, mis sind lihtsalt nagu üle ajab või on täna kõik okei? Ja ma tean, et meil on kõigil need etapid, kus me oleme nagu rahul ja meil on see nagu suust tuleb mingisugune tekst, aga südames ei ole seda tegelikult. Tegelikult ei tule see südames, see on niisugune nagu, mida Jumal tahab, mida tahab mulle ja sulle täna on see, et sul meie sees oleks see põlev tuli, mis ei kustu ära. Ja ma võin teile sõna kohaselt öelda, et Jumal ise hakkab tegema imet ja kummalisi asju meiega. Kui me tuleme uuesti ta ette ja ütleme, et isa, ma olen olnud suuga tunnistaja, suuga ülistaja, aga ma ei ole olnud südameusklik. Ma olen olnud usklik vormi järgi, aga ma tahan olla südame järgi usklik. Ja võt, need on need evangelistid, need on need jüngrid, kes lähevad ja kelle palvet Jumal kuuleb. Sest ta vaatab kõigepealt, mis on südames ja siis alles, mis on silma ees. Halleluuja. Kallis Jumal, me oleme täna sinu ees ja see on nii, ühelt poolt Jumal, nii raske sõna, sellepärast, et ei ole üldse harjunud oma sõnu nagu niimoodi kaaluma.
aga sa täna ütled, ma tahan, et teie sõnad tuleks südamest. Ma tahan, et kui sa palvetad mu poole, sa räägid, Elari, seda, mida ma su südamesse panin. Ma tahan, ma ei taha ohvrit. Ma ei taha, et te teete asju kombetalituse järgi, sest te kardate mind, sest mõni inimene ütles teile, et nii tuleb teha. Aga ma tahan, et te mõistate, et mu sõna teeb kõigepealt sind julgeks. Sest Jumala Isa sõna teeb alati inimese julgeks, mitte araks. Ta on julgustaja Jumal, kes tõmbab selle ara inimese, tõstab üles ja ütleb, luba ma teen sust mehe ja naise, kes ülistab mind kogu oma südames, põlvkondade järel. Jumal, me täname sind, et me võime täna siin niimoodi olla, et me ei taha olla su ees silmakirjalikud. Hoia meid silmakirjalikkuse ees. Et meie kombetalitus ja meie vormistuse viis ei saaks takistuseks, Jumal, sellele, mida su püha vaim tegelikult tahab täna öelda meile. Jumal, sa ütled, et tuimust sa ei taha näha koguduses. Sa ei taha näha sõnade tegijaid ja tuimasid. Su sõna ütleb, et sa ei taha näha argasid. Need on esimesena põrgu tules. Aga Jumal, mina palun praegu nagu siirat armu koguduse üle, sest meil ei ole mingit põhjust arad olla, sest sina oled meie isa. Ja Jumal, ma tõesti palun isegi andestust ka koguduse ees selles, kui me oleme olnud arad. Et mitte julguses välja astuda usus. Teha selles maailmas täpselt seda, mida sa oled tahtnud, et esitada, kopeerida seda, kes oled sina, sest sa oled meid loonud enese näo järgi. Me oleme muutunud, meie identiteet on jäänud valeks. Me arvame, et me oleme Elarid ja Heinid, aga me oleme Jumala lapsed. Jumal, täna, see on nii põletav küsimus meie ees, et kas me oleme olnud Jumal su ees ainult sõnadega ja meie südansust kaugel. Siis ma palun, kallis pühavaim, juhata iga ühte, kes täna selliselt kogeb, sarnasele meeleparandusele ja otsimisel, nagu mina täna olen. Julgen nii öelda. Et otsida Jumalat enam, süüa tema sõna ja saada täidetud täielikult Jumala püha vaimu ja tõega. Halleluja, halleluja, halleluja. Me võtame praegu hetke vaikuseks, hetke. Tule autopiloodilt maha. Tule autopiloodilt maha. Tule maha sellelt pühapäeva rütis. Tule maha. Jumalaga osadus ei ole pühapäeva küsimus. Hakka kõiges nägema ja otsima Jumalat oma elus. Lase püha vaimul teha tööd oma elus. Las ta taastab sind. Ta teeb imelisi asju su elus. Ta toob sind välja sellest. Teeb sust mehe ja naise ja teeb meist tõelised ülistajad. Halleluja. Isa, ma tänan sind iga ühe eest, kes on täna oma südames kuulanud sinu pühavaimu häält ja teinud nagu ühe otsuse sind rohkem kuulata kui ennast. Jumal, ma palun, et iga üks, kes on nagu kaasas täna sellega, võiks leida rohkem vaikuse hetki su sõnaga. Ja ma palun veel,
need sõnad, mis on elu sõnad, elu ja leib, võid saada meile tõeliseks toiduks, mis saab väljendud läbi tunnistuste. Seda ma palun Jeesuse kalli nimel. Amen.